nagu jõuluvanast räägitakse lastele või kuidas see nüüd oligi. Mul läheb nüüd sekund aega, kuni ma siin tekitan vajalikud ühendused. Aga tere kõigile, kes te olete siis täna veavõtte pühaeelsel neljapäeval siia tulnud, sellepärast et linn ja kogu Eesti on täis punktist A punkti B siirduvaid inimesi. Ja meie siis hakkame täna rääkima niisugusel teemal, nagu seda on eestlaste eluring, sellepärast et teatud mõttes juba lihavõtte pühad on saabuvad, on natukene seotud eluringiga ja mitte natukene, vaid üsna palju, et kui me jõulude ajal tähistame Jeesus lapsukese sündi, siis need pühad, mis peatselt saabuvad, on seotud tema siit ilmast lahkumise ja kõige sellega, mis sellega kaasnes. Ja nojah, et ühesõnaga enam-vähem vist kõik sai minu kohta ära öeldud, aga võtame siis nagu öeldud arutleda selle inimese eluringi teema. Aega on nüüd väga vähe, sellepärast et sellel teemal võiks rääkida oi kui kaua ja oi kui palju. Nii, hakkab liikuma. Ja alguse võib-olla sai või see teemade ring, millest me täna siis põgusalt räägime, on ühel või teisel olnud seotud sellise raamatuga, mis ju tegelikult ei sündinud nii-öelda üleöö, et istun laua taha maha, 2 kuud kirjutan ühte ropsu järjest ja siis tekib raamat, liikuvad pildid ja niimoodi tekkis meil kino. Et kui früktida, et ta võib-olla jah. Ja selle raamatu sünni taga tegelikult on ka pärit ikka seda õppejõu kogemust, mida praeguseks ajaks hakkab saama juba päris palju, et see arv on nii hirmutav, et endalgi on kummaline, kui su esimesed üliõpilased hakkavad jõudma, et kõige nooremad hakkavad juba niimoodi saama 50 ja pisut peale, siis hakkab mõtlema tõepoolest, või kui mõni noor üliõpilane, kellele ma ütlen, et kas sa nüüd kannatad välja kõik mu kriitilised märkusest, see ütleb, et ei ole viga, juba mu ema kannatas. Et siis on nagu selline tunne, et võib-olla võiks võtta midagi kokku, mida on aegade jooksul loengutes üliõpilastele räägitud ka selles majas siin, sest ja kirjutada kokku, aga samas muidugi sellisel raamatul, mis välja antakse, alati on 2 ohtu. Üks oht on väga, väga praktiline ja pragmaatiline. Raamat peab olema nii paks, et lugejad jaksaksid teda osta. Et tema kaane hind ei läheks liiga kõrgeks. Sest meil on olemas sellised suured rahvakultuuri raamatud ju ka, mis on kopsakad ja mille hind on ka vastavalt sellele kopsakas. Ja teine asi on see, et kusagilt läheb ka mingisugune selline üldistuste piir, et kui me millestki räägime ka kommetest, tavadest ja rahvakultuurist ja üldse pärimuskultuurist, siis siin on näha ka oma mustrid, oma juured või võiks öelda isegi kasutades reaalteaduste sõnavara ja mõistesüsteem, et on tegelikult olemas suhteliselt ühesed sellised põhivalemid, mida iga ajastu, iga rahvas, iga kultuur nii-öelda siis oma muutujatega vastavalt opereerib. Et mingid sellised olulised asjad meile ikka jääb see, et väikesed inimesed sünnivad. Eestisse sünnib neid suhteliselt vähem, võib-olla kuskile mujale suhteliselt rohkem. Et mingil hetkel me oleme selles eas, kus emake loodus annab meile märku, et me peaksime leidma endale kaaslased ja eestlane muretseb, eks ole, ta ei rõõmusta järglased, et peab muretsema järglased. Mingi ajaperioodi me tegeleme sellega, et meie järglased peavad saama suureks, me tegeleme nende kasvatamisega, harimise, koolitamisega. Ja mingil hetkel me vaatame rõõmu ja kurbusega, kuidas need samad lõsukesed hakkavad pesast välja lendama ja mida tugevamad tiivad neil on, seda paremini oma tööd ilmselt teinud olema. Ja mingi hetk on see aeg, kus see lävepakk, kust astume üle enam tagasi ei tulda, et see jõuab meile lähemale ja aina lähemale. Ja võib-olla selle raamatu kontekst
kontekstis tegelikult idee oli mul alguses see, et kuna ma tõesti olen tegelenud hästi suure osa oma sellisest akadeemilisest elust surmakultuuri uurimisega, siis oli mul eeskujuks Juha Pendikäis ja soomlaste vastav monograafia. Juha Pendikäist on mul olnud kau ise tunda. Tema nii-öelda soomlase lahkumine oli natukene nagu eeskuju, et mõtlesin, et meil võiks olla ka mingi selline raamat. Ja siis Varraku kirjastus ikka protestis kohe käte ja jalgadega, et ei kirjuta ainult surmast, et kirjutame ikka natukene rõõmsamatest asjadest kaasa ju ometi suudab. Ja niimoodi saigi otsitud välja siis kõik loengukonspektid tuhlatud natukene Rahvaluule arhiivis ja kirjutatud sisse siia raamatusse ka iseennast, sellepärast et ükskõik, kui sa oled nüüd folklorist või tegeled kultuuriteadustega või etnoloogia või etnograafiaga, oled sa ju tegelikult täiesti tavaline inimene, kes on teinud läbi kõik selle ja kes paratamatult suhtleb inimestega välitöödel, aga suhtleb ka mitte välitöödel, see on ka hästi selline, kas just vana nali minul, aga ma tean, et mu sugulased kogu aeg kahtlustavad, sest nad ei tea, mis ma neile külla tulen. Siis ma tulen neile külla või ma teen tööd ka märkamatult, kipub paraku niimoodi olema, et sujuvalt läheb see üle töö tegemiseks ja märkmete kirjutamiseks ja fotode tegemiseks. Et paratamatult need sellised olulised asjad käivad ju meiega kaasas ja ega ei saa nendest endast päriselt lahti haakida. Ja võib-olla mingisugune selline tajumine, et seda elukogemust on hakanud kogunema ja see, et vanade asjade vastu huvi on, et seda võib-olla näitab ka sellise noore uurija lapsepõlve pilt, mis parasjagu tegeleb vanade fotode tuhnimisega, mis teha sellel ajal muisi ei olnud ja digiteerida ei saanud, anti vaadata ajaviiteks, eks ma siis neid mõningaid seal, ma tean, et mõnedel on hambajäled ka paraku peal, ma siis proovisin nende ehtsust. Aga raamatust edasi, et ühe sõnaga jah, õige, ma tahtsin seda pilti ka näidata, et see eluring on juba olnud selline, eks ole, et milleks inimene tahab saada, et siia ma vist olen kirjutanud kokku selle, millest Leelo teile väga lühidalt rääkis, et peaasi, laske mul teha, mis ma ise tahan ja ärge hoidke mind jumala pärast kinni. Et mingisugune selline soolikas kusagilt on ja ka need pildid on tegelikult ajalugu. Ma tulin täna hommikul, või õigupoolest hommikul läksin ja praegu tulin otse Tartust Eesti Rahva Muuseumist, kus me vaatasime mõningaid selliseid filme ka, mida ei ole väga palju näidatud ja mõtlesime, et kui kõnekad tegelikult on kaadrid, mis näitavad omaaegset olmet, omaaegset riietust, võib-olla veel midagi tausta, mis on kuidagi lähedal, aga samas ometi nii kaugel ja väga kiiresti on muutunud meie jaoks suhteliselt lähedal olevik ajalooks. Ja kindlasti, kui me räägime perepärimusest, kui me räägime peretraditsioonidest, siis ma tahtsin alati tsiteerida Endel Tulvikut ja ma väga mitmes kontekstis. Et see on tegelikult seegi, mis me siin täna koos oleme, et just nimelt tsivilisatsiooni ja kultuuri arenguks, aga ka meie püsimiseks on tegelikult inimesel väga oluline olla teadlik sellest, et kes sa oled ja sellestki, et nii-öelda sinu järeltulijatel et sinu järeltulijate käsi käib hästi, et nad jätkuvad ajas ja see maailm, mis meil on meil tegelikult ju kolmemõõtmeline. See on minevik, mis on seotud meie hulgast lahkunute meenutamise, austamise ja nende kohtade nii-öelda pühaks pidamisega, kuhu me oleme nad sännitanud. See on seotud meie olevikuga, millised väärtused on need, mida me võtame varasematelt põlvedelt ja anname oma lastele edasi, aga mida me ka ise kanname, sest kui me ise neid väärtusi ei kanna, siis on väga raske lastele edasi anda, et siis on nii, nagu see küüniline ütlus on, et teie ei pea käima minu tegude, vaid minu sõnade järgi, et siin ei saa olla nõndamoodi, et me räägime ühte ja teeme teist. Ja vaieldamatult on oluline ka see, et mis meist saab edasi ja Eesti 100 kontekstis on see hästi oluline teema, mida me ju ka ühel või teisel viisil arutame, et mismoodi ja missugune võib-olla eestlus näeb välja 25
50-100 aasta pärast, mida me väärtustame varasemate põlvede, sealhulgas ka praegu elus olevate põlvede töödest, tegemistest, kommetest ja rituaalidest ja kuidas me nendest kommetest ja rituaalidest aru saame. Missugune tähtsus või missugune tähendus on meie jaoks sellel maailmapildil, mida on kandnud need inimesed, kes on elanud enne meid. Et need asjad tahavad aeg-ajalt ikkagi läbivaatamist, revideerimist, mõtlemist ja analüüsimist. Ja see paraku on Ameerika autor, kelle nimi kahjuks eesti keeles ei kõla kõige paremini, aga ma ei saa midagi teha, eks ole. Ja kui me hakkame rääkima ka peretavanditest, siis see väga oluline on identiteeditunne. Et mis see missugune tegelikult või mida me võtame rühmana, kas see rühm on perekond ja kui see rühm on perekond, siis kas sinna kuuluvad kõige 3 põlve esindajad, parimal juhul kui veab, siis ka 4. Kas see rühm on näiteks mingisugune kogukond, kas töökollektiiv või inimesed, kes elavad mingis piirkonnas, kas need näiteks, võtame Eestis, kas need on kihtlased, ruhlased, setod, mulgid, võib-olla Hiiu ja Saaremaa eri piirkondade eri inimesed, kuidas nad iganes endid ka seal koha peal ei nimeta. Ja kindlasti ideaalidest, sellepärast, et ilma ideaalideta muutub maailm Exceli tabeliks ja just Eesti ühiskonnas tänapäeval me oleme sellega natukene hädas, et need, keda me oleme valinud endid valitsema, nendele meeldib see, et paber töötaks, see kas ja kuidas inimesed töötavad, see on juba omaette teema. Ja samamoodi on need ideaalid seotud ikkagi sellega, et kas ja kuidas me kasutame eesti keelt, kas ja kuidas me väärtustame oma peretraditsioone, kuidas me tähistame pühi ja kas ja kuidas me tegelikult oleme ise ka päris siiralt ilma vale häbita uhked, et meie kultuur on just nimelt selline, nagu ta on. Ja samuti on tähtis see, et tegelikult see solidaarsustunne on rohkemal või vähemal määral seotud ka sellega, mida me tajume või peame omaks. Et kui me ütleme Eesti perekombed, siis mis need on? Kui me ütleme näiteks, et Eesti sünnipäevatraditsioonid, siis millised nad on? Kas nad erinevad põlvkonniti või nad ei erine? Või kas ja kui me räägime Eesti või eestlase matusekommetest, siis missugused nad on, miks nad on niisugused, nagu nad on. Pean tunnistama, et meie tekstid sageli kirjeldavad, missugused nad on ja võib-olla teinekord natuke vähem vastavad sellele küsimusele, miks nad on niisugused, nagu nad on. Sest miks küsimus aitab mõista, miks me võib-olla ühte või teist kombetalitust teeme nii, nagu me teeme, see peab meile emotsionaalselt midagi andma. See peab inimesi omavahel kas lähendama või aitama leevendada leina või veel midagi toimetama teha. Et ka see on hästi oluline, kui me räägime traditsioonidest, et me küsime seda, miks me seda teeme, miks me näiteks värvime lihavõttepühadel mune. Ja on ka hea küsimus ja eks siis näis, milliseid vastuseid me pärast sellele saame. Ja siit edasi saamegi järgmise pildid nii-öelda kaasajast ja natukene kaugemast minevikust. Et miks ja mille pärast meil üldse kombed tähtsad on, miks on meil olulised rituaalid ja Eesti ühiskonnas, kus on toimunud viimase 100 aasta jooksul päris arvestatavad muutused. Me sageli esitame küsimusi ja esitame küsimusi nii-öelda õppinud asjatundjatele, kes on õppinud kas folkloristikat või etnoloogiat või veel midagi. Ja neid küsimusi esitab ka meedia, ajalehed. Et miks ja kuidas me tähistame ühte või teist tähtpäeva või mida on tehtud sünnipäevadel. Üks asi on kahtlemata see vahendamine, aga teine asi on see, et kindlasti peegeldavad neid kultuurikatkestusi. Meil ei ole kommetes ja traditsioonides alati järjepidevust. Ja kuna ühiskonnas on olnud nii-öelda muutused, vaata, et päeva pealt, et ühel päeval on need asjad lubatud ja siis tuleb teine võim ja ütleb, et seda teha ei tohi. Et siis on ka peredes sageli olnud ju sedasi, et ega ei ole väga räägitud, ei ole väga koos tehtud ja
selline, ütleme, selline järjepidevast joonest me ei saa rääkida, me saame rääkida tegelikult väga paljuski katkendlikest joontest ja need on hinnangulised. Aeg-ajalt me kohtame sellist väljendit mõne või teise kombe kohta, et see on populaarne komme. Kultuurikatkestustest andis mulle kõige selgemat aimu tegelikult üks koolituselaadne kohtumine ühes meie riigiametis, enam-vähem sama teemal, millest me tänagi räägime. Ja see jääb ka minu niisuguste top näidendite esikümnesse pikaks ajaks ja nii kaugu paremat ei tule, sellepärast et see sõltub tegelikult kuulajatest, kui palju nad suudavad rikastada minu loengu pidamise folkloori. Ja see küsimus oli selline, et ühe sõnaga noormees, ma julgen pakkuda talle aastaid võib-olla 30+, aga mitte rohkem kui 35. Küsis küllaltki sellise agressiivse tooniga, et kuulge, öelge palun, mis jama see nüüd lahti on, et mis uus ja võõras komme see kihlus on. Kus see selline tulnud on, miks meile seda kihlust pähe määritakse? Ma siis rääkisin talle. Vanematel inimestel oli pisut piinlik. Aga sellised näited on just nimelt selle illustratsiooniks, et meil on kultuurikatkestused niivõrd tugevad, et me ei tea kristlike kommete taustu, absoluutselt ei tea. Mul oli siin hiljuti seoses matuse kommetega, ütleme suhteliselt pereringis või ütleme lähikonnas selline arutelu ja mul oli väga raske inimestele, kelle sünniaasta on ütleme seal kusagil 30, orienteeruvad 34, 5, 6, teha selgeks, mida tähendab kiriklik matus. Ja et millisel puhul inimest maetakse kirikust, et see ei ole lihtsalt hoone. Aga kirikus on ju nii ilus matta, aga kui lahkunu ei ole ristitud, kui lahkunu ei ole leeris käinud, kui ta ei ole ühegi koguduse liige, aga mis vahet seal on? Eks ole, et sõnaga üks on, et see on ju nii ilus, et me matame. Ma väga vabandan, ma selle kõne võtan vastu, ma ei saa midagi teha. Aga ma arvan, et me jäime kuskile sinna, et ühe sõnaga, et olles nüüd ühel või teisel viisil ka rahvakultuuri populariseerimisega tegelenud, et oleme enda jaoks mõelnud nagu selle selgeks, et meil on need kultuurikatkestused, et see järjepidevus on nagu kadunud ja võib-olla ka see oli selle raamatu üks selliseid ajendeid, et inimestel oli huvi ja tuleb tunnistada, et regulaarsed ajakirjanike pöördumised suhteliselt stereotüüpsete küsimustega muutuvad mingil hetkel ka natuke väsitavaks. Et küsitakse suhteliselt samu asju ja sa räägid, võib-olla sellepärast ei saanud minust õpetajat, et ma ei suuda nagu sama teost aastast aastasse ümber jutustada. Aga samas on nagu see tarve olemas mõista seda, mis on lähiminevikus toimunud ja vaadata ka seda, kuidas tegelikult need kombed ja tähtpäevad, mis puudutavad ka meie pereringi, ju muutuvad. Nii. Ja ma tõin siis siia, otsin jälle, et kuna ma natukene nagu koolituse moodi ka, et lihtsalt rääkida ei tahaks, et jagan seda, mida ma ju jagan oma üliõpilastega, ongi see, et kui me nüüd hästi vaatame, mis siis tegelikult toimunud on, siis nii-öelda sotsiaal- ja kultuuriteadustes me räägime siirdeperioodist, mida siis määratletakse enam-vähem ajavahemikuga 92-97, kus tegelikult ju Eesti ühiskonnas toimusid päris arvestatavad reformid, mis puudutasid ka kõike seda, mis on seotud nii-öelda pere- ja kombekäitumisega. Näiteks umbes selles vahes me tegime uuringut Võru instituudi alt ja küsitlesime ka perekommete kohta. Näiteks rahaline seis oli selline, et sellel perioodil majanduslikel põhjustel muuseas peeti väga vähe pulmi. Juhin teie tähelepanu sellelegi, et hea küll uhked limusiinid, kus taga on kobarate kaupa õhupalle ja eesistuvad nupud, eks ole, hakkame arutama jälle selle, kas see on vene komme või ei ole vene komme ja kas pannakse sõrmused või ei panda. Aga tegelikult mingi hetke nädala lõppudel pulmaautosid ju linnaruumis näha ei olnud ja mingi hetke nad tekisid tagasi.
Või näiteks Lõuna-Eestis samal perioodil, kui tegin küsitlusi oma doktoritöö jaoks, siis tuli välja ka seda, et väga paljudel puhkudel lihtsalt enam inimesed ei jaksa. Neil ei ole majanduslikult võimalik teha niisugust rikkalikku peielauda ja muuseas matusetoetus on ka tänapäeval ju teema, et kas ja kui palju inimesed peaksid seda saama. Või näiteks sinna perioodi jääb panga nii-öelda pangatoode nimega pulmalaen. Abiellujatele pakuti laenu, aga siis hakkas tekkima paraku selline vastuseis, et või ühesõnaga diskussioon teemal, et aga mis siis saab, kui inimesed lähevad lahku. Ja siis töötati välja väga suur pinudokument, et kuidas sellisel juhul, kes peab laenu tagasi maksma ja pulmalaen kui toode tegelikult, kui me saame rääkida laenust kui tootest, hääbus sellepärast, et ühesõnaga, et meie abielud on niisugused, nagu nad on. No ja, et ühesõnaga, et see oli see aeg, kus näiteks inimesed suure hoolega, ma kasutan taas seda väljendit, kes on otsas mõttes ründasid kirikuid. Oli tarvis ristida, oli tarvis laulatada, oli tarvis leeritada, oli tarvis pidada kuldleere, kõik rituaalid on äärmiselt populaarsed ja kui vaatame, kui vähe aega on mööda läinud meie ühiskonnas ja me arutame praegu väga mitmel tasandil alates presidentuurist ja lõpetades nii-öelda multireligioosse Eesti ühiskonna tasandil, kas kristlik kirik üldse kuulub meie nii-öelda kultuuri- ja komberuumi, kui ma nüüd presidenti kaude tsiteerin. Ja juhin tähelepanu, et kõva 2/3 neid pühi, mida me saame vabadeks päevadeks nimetada, on kristliku kalendripühad. Loeme kokku, teeme natukene väikest ajugümnastikat, kellel on olemas nutitelefonid ja kõik muu säärane, palun vaadake riiklike pühade tähtpäevade seadustest, kui palju tähtpäevi on meil seotud kirikukalendriga ja kui palju on meil neid teisi. Ja tähelepanuväärne on seegi, kui ma nüüd tein jälle väikese põike, aga eks peretraditsioon on seegi, et arutada kas pikkadeks pühadeks. Kuna ma Tartust tulin, te kujuta ette, missugune liiklus praegu on. Topeltbussid olid näiteks Tartust Tallinnasse, see buss, millega ma tulin, oli lisabuss näiteks. Kõik sõidavad pühadeks koju, eks ole, kogukonnad kogunevad, liiguvad jälle peretraditsioon, kõik nädalavahetus saab koos veeta. Et jah, et kas ja kui palju see kirik on meile üldse nagu omane ja me peame, eks ole, riikliku pühana peame suurt reedet, ühesõnaga ikkagi seda päeva, mil paraku inimesed otsustasid ja see ei olnud väga tark otsus sellepärast, et valitsejad pakkusid ju võimalust mitte Jeesus Kristust risti lüüa, aga rahvas nõudis tema risti löömist, et me peame nagu seda püha, aga esimest teist ülestõusmispüha, kui me tõdeme, et tegelikult see oli ainult selline kuidas ma seda nüüd viisakalt ütlen, jätame selle vahele, ma ei ütle üldse mitte midagi, aga kui kogu Euroopa tähistab suurt rõõmupüha, kus suures segi pangad ei tööta, mis peaks ju ometi eestlasel olema kohutavalt oluline, et saaks panga ülekandeid teha, siis meie läheme usinalt tööle ja töötame nii hirmsasti, et kohe on töötatud, eks ole, et siin on olemas teatud sellised vastukäivused ja käärid, mis paratamatult, kui sa nagu asjadele vaatad emotsioonivabalt ja analüütiliselt, et siis sa tajud, et nende asjadega on nii nagu on, et võib-olla ka ei ole sellist päris järjepidevust, et sa näed selliseid natuke sellist vastuoksust ja võib-olla natuke kombineeritud ja mida kõike veel. Ja kui me hakkame veel vaatama, eks ole, siis teist nagu niisugust sellist pikemat siirdeperioodi võime vaadata siis ka nii-öelda kümnendina, täiskümnendina, et see on ka see nõnda nimetatud teine laine, nagu kultuuriuurijad seda nimetavad, et see omakorda on seotud siis Euroopa Liitu astumisega, mida me ju väga soovisime, nüüd hakkame mõtlema, et järsku peaks välja astuma üldse, mõned on välja astunud. Samamoodi, kusjuures ma mäletan seda Euroopa Liitu astumist sellepärast, et ma sõitsin ühele konverentsile, kui meil dokumente vaadati, siis öeldi, et tagasi tulles te saate juba nii-öelda inimeste värava kaudu minna. See oli just nimelt enam-vähem niimoodi sõnastatud, et mõtlesime, et eks ole, postusmaade loomakari paned tarap ikka nendest teistest väravatest. Ja siis, kui me tulime, siis olime nii-öelda Euroopa Liitu vastu võetud ja sõitsime siis koju, siis meid niimoodi personaalselt õnnitleti kõikide ametnike poolt, nii et ka see on miski, mis on mälestus, eks ole. Ja samamoodi aga kasutuselevõtt ja kui palju meist üldse praegu enam mäletavad, kuidas tuli Eesti kroon, mida see inimeste jaoks tähendas.
ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, ma parem ei küsi, eks ole, üldse ma ei küsi teie käest, aga ma küsin ka seda ka alati, et kui palju erinevaid rahasid on Eestis viimase 100 aasta jooksul olnud. Ma palun arvestage sinna hulka ka Tartu raha, millest Tartu Ülikool mõnda aega palka maksis nendel aegadel, kui olud olid keerulised. Et kui palju meil on tegelikult, eks ole, raha muutnud ja kui palju on need muudatused on toimunud ja kuidas inimesed on nendega kohanenud ja kuidas on üritatud siis nii-öelda allkultuurina mõningatest kommetest ja tavadest ja väärtustest kinni pidada. Ja et ühesõnaga, et selles mõttes on see uurjale kahtlemata Eesti ja eestlane väga huvitav. Ja kindlasti, kui nüüd vaadata neid muudatusi, mis toimusid 19.–20. sajandi vahetusel ja toimuvad praegu 20.–21. sajandi vahetusel, siis ma näen teatavat sellist nagu sarnasust või põhivalemit. Et inimeste sotsiaalne seisund muutub niivõrd, et 19.–20. sajandi vahetust iseloomustas ju samamoodi eestluse konstrueerimine, rahvaluule pärimuse kogumine, rahvusteaduste välja nii-öelda siis kas välja töötamine on õige sõna, rahvusteaduste areng võib-olla parem, eestikeelne ülikool ja kõik muu, mis sinna juurde kuulub. Ja nüüd me taas, eks ole, globaliseeruvas maailmas Eesti 100 sünnipäeva eel mõtestame eestlust samamoodi ümber. Kas meie juured ulatuvad Eesti külasse? Kas üldse linnas elab korralik eestlane, eriti Tallinnas, kus juures eestlane, korralik eestlane Tallinnas elab välja, sinna ikka kõrvale kuskile. Ja ühesõnaga, kuidas me üldse püsima jääme? Missugune roll on eesti keelel kõrgharidussüsteemis teaduskeelena? Kas ja kuidas me tuleme toime arvuti vahendatud niisuguse kommunikatsiooniga ja kas ja kui palju kõik see, mis on nii-öelda infona kätte saada, kas kui palju me suudame seda mõtestada, sealhulgas ka kommete vallas, kohe varsti hakkavad tulema näited ka, kannatage ära. Ja samamoodi näiteks enne teist maailmasõda nõndanimetatud vaikiv ajastu, mille üle me samuti praegu diskuteerime, aga tänu millele on meil tegelikult olemas väga palju seda, mille kohta ma võiks öelda, et ühesõnaga, et meil on hästi palju empiirilist ainest, millel väga paljuski toetub meie praegune identiteet, olgu sellest näiteks koolilaste kohapärimuse kogumise võistlused, kust sai väga palju teavet eriliste ja pühade ja igaste muude kohtade kohta, aga samuti kõik see, mis oli nagu seotud hoopis teistsuguses kontekstis nii-öelda eestluse ümbermõtestamisega, alates siis perekonnanimede eestistamisest ja kõik muud sellised asjad. Ja samamoodi, eks ole, nõukogude periood. Ma täna siia tulles telefoni teel just vestlesin ka ühe noore vihase mehega, kes võttis väga nii-öelda tuliselt ka nõukogude aega arvustada, et ega me ei ole oma lähimineviku ka kommete osas ju väga julgenud ega söandanud läbi rääkida, sellepärast, et kellelegi hinnangu andmine võib ju inimest riivata ja ka sellel ajal elanud inimesi, et kui kedagi poleks siia jäänud, siis mida neid taastada oleks olnud, võiksime küsida ka niimoodi. Ja see on üks vaatekoht, aga teine vaatekoht on kahtlemata see, kui paljud nii-öelda sellised nõukogulikud kohtedalitused olid koorukesed millegi all, millele me saime toetuda, kaasa arvatud need vähesed Eesti haritlased, kes Eesti ühiskonnas olid olemas ja kes muuhulgas õpetasid veel minu põlvkonda. Et kas see nõukogude aeg on lõbus seriaal nii-öelda Eesti NSV, Eesti televisioonis, kas see on seotud meie väga valulise mäluga, kus vaata, et perelapsed sõdisid üks ühel teine teisel rindejoonel, kus katkesid peresidemed kui niisugused. Ja nende peresidemete katkemisega seonduvalt ma tundsin mingil hetkel, et vist see raamat oli ka õige asi, sellepärast, et kuigi selles pereringi raamatus on üsna palju oma perepilte, tänapäeval on ju niimoodi, eks ole, et need kasutamise õigused on väga keerulised ja see on ikka lihtsam oma suguvõsa maksimaalselt ekspluateerida. Ja ma sain, raamat ilmus detsembris ja jaanuaris sain ma kirja. Ja selgus, et keegi Eestis elav sugulane oli selle raamatu ostnud ja saatnud oma
Rootsis elavatele sugulastele jõuludeks. Selgus, et ma olin ERMist raamatusse pannud ühe foto, mis aitas sugulase kokku viia. Selle foto järgi nad olid ära tundnud oma kauged sugulased, hakkasid otsima, sellega tegelema ja mingid inimesed siis kokku. Ja siis teinekord tundub, et selline täiesti intuitiivne valik, oluline on sündmus, mida seal kujutati, mitte inimesed nii väga. Et kui selline asi võib-olla aitab positiivses mõttes muuta elusid, selline juhuslik valik, see on kohutavalt hea tunne tegelikult. Et ühe sõnaga, et mida viimasest 100 aastast rääkida väga erinevate nurkade alt, neid vaatekohti on palju, hinnanguid on palju ja kindlasti ei ole mingit niisugust ühest lõplikku tõde, kuidas asjad peaksid olema või on. Me saame kirjeldada ja saame võib-olla seletada, miks ka peretraditsioonidega seotud kombed on teinud läbi sellised muutused, nagu nad teinud on. No vot, ja seda me tegelikult päris alguses juba rääkisimegi, et eks meil on juba meie bioloogilisse olemusse on kõik see kodeeritud, aga samuti tegelikult ka see, kui nii-öelda teaduskeelest inimkeelde tagasi tõlkida, siis me enamus oleme ju vanaemade lapsed. Kui ma vaatan, loen elulugusid või kuulan enda ealiste mälestusi, siis meie jaoks on keskne tegelane olnud ikkagi vanaema, kes oli kodus, kes tegeles lastega. Ja siit tuleb ka see rahvatraditsioonile, kultuurile üsna tunnuslik tegelikult kandumine nii-öelda natukene nagu üle põlve. Sellepärast, et vanemad pidid minema tööle, mina olen see põlvkond ja minu ealised on need, kes tõenäoliselt võiksid mäletada ka niisugust nõukoguliku laste kasvatamise vormi, nagu seda oli nädala lasteaed. Minul on nädalalaia lasteaia kogemus olemas, esmaspäeval viidi, reedel toodi, mõningaid ei viidud ka nädalavahetuseks koju. Me ei kujuta seda päris hästi ette, aga see oli 60-ndate alguses, seda praktiseeriti näiteks. Ja need, kellel need koduvanaemad olid ja vanatädid, kellega sai juttu rääkida, laule laulda ja kellega sai maast madalast õpitud tegema vastavalt oma oskustele ka kõiki neid tegevusi, mida tegelikult ju suured inimesed tegid, sest kui palju neid mänguasju siis ikka oli ja kuidas selle kõigega oli. See oli natukene teistsugune emotsionaalne side kindlasti vanavanematega ka kultuurilises mõttes, kui võib-olla see side vanavanematega, mis tänapäeval toimub ka näiteks interneti vahendusel, veebikeskkonnas. Tore on ju levitada Skype'i kaudu, aga midagi koos teha, võib-olla vanema sülle minna, see on juba selline asi, mida naljalt ette ei tule, aga samas seda veebipõhist ühistegevust saab ikka õpetada küll. Ja mul on väga meeles heidumusega meenutama, isegi tahtsin seda filmida, kuidas minu noorem poeg õpetas oma vanaemale, kes selleks hetkeks ma tegin väikese arvutuse, ma 30 piires enam-vähem oskan, võis olla natuke üle 80. Õpetas strateegiamängu maailma loomist ja nemad siis kahekesi tegid arvutis ja lõid maailma. Mingil hetkel tuli väga solvunud vanaema minu juurde ütles niimoodi, et mina ei saa Martiniga mängida. Tema võtab liiga palju metsa maha. et see nii-öelda virtuaalne metsaraie läks talle hinge, ütles, et ei saa, et linna saab ehitada, aga teistmoodi ei ole vaja nii palju metsa maha võtta. Nii et oskuslikult on võimalik ka selliseid tegevusi koos teha, kus võib-olla mingid väärtushinnangud tegelikult, vanemate põlvede väärtushinnangud kantakse edasi ka niisuguste tänapäevaste kommunikatsioonivahendite kaudu ja see on ka hästi oluline, et lapsed, kui me tänapäeval räägime aina rohkem sellest, et ühiskond muutub nii-öelda eluiga pikeneb ja inimesed elavad suhteliselt kauem, siis maast madalast tuleb hakata lapsi harjutama vanainimestega, et nad teaksid, mis neid ees ootab. Et nad oskaksid neid vääriliselt kohelda, sest vastasel juhul me oleme turvad ja õnnetud, miks keegi meile ei rahe, miks keegi ei pööra meile vajalikul määral tähelepanu ja muude säärased sõnad. Ja mulle väga läks kuidagi hinge üks film, mida ma jäin ükskord õhtul vaatama, mis on samuti tegelikult seotud nende põlvkondade omavahelise suhtlemisega. Ma võin nüüd eksida, andke mulle andeks, eks ole, iga on selline, mälu ei ole enam hea. Et kas see võis olla näiteks Hollandis, aga vahet ei ole, et ühe sõnaga praktiseeriti seda viisi, et üliõpilased saavad siis sellistes
kuidas ma seda nüüd ütlen, see sõna eesti keeles on selle kohta kohutavalt halb sõna, hooldekodu. Taha seda sõna kasutada, aga hetkel ma pean mõtlema uue sõna, et ühe sõnaga selline kommuun, kus elavad siis eakad inimesed, kellel ei ole kas pered, lapsed, on kusagil kaugemal, et see on selline kommuunimaja, kus nad siis seal niimoodi elavad ja toimetavad ja kus nende tervise ja kõige muu järgi ka vaadatakse. Et ühesõnaga üliõpilased saavad seal tasuta elada, aga tingimus on see, et nad peavad siis nende vanemate inimestega ka rohkem või vähemal määral tegelema, et ühesõnaga nagu mulle kunagi üks väike sugulane ütles, et tead mis, tädi Marju, mina vanaemastan su ära. Et ühesõnaga, et need noored inimesed saaksid nii-öelda kedagi vanaemastada või vanaisastada ja õpiksid tegelikult seda kommunikatsiooni nägema ka seda küpsemas eas inimese maailma, tema soove ja vajadusi ja nad ei näeks temas ainult A-diagnoosi, B-pärandust ja C-probleeme, mis ju ka kipub olema, eks ole, et on palju probleeme, on, eks ole, vanadus, diagnoos on nagunii, noorus on ka diagnoos, noorus on puugas. Et ühesõnaga, et nagu näeks ka inimest koos kõigi tema soovide, vajaduste, rõõmude, õnne, kurbuse, varu ja pisaraga. Nii et ühesõnaga ka seda põlvkondade vahelist kommunikatsiooni ilmselt tänapäeval tuleb mõtestada kuidagi teisiti ümber ja luua mingid teised tingimused, sest ohtida ja punktida, et kui tore see kunagi oli, kui 3 põlve ühe katuse all koos olid, ega sellest tegelikult midagi või muutusi on, eks ole, nostalgia. Ja kas ja kuidas arvestades meie elustiile võib-olla ongi teinekord kõikidele osapooltele parem, kui osapool kõiki erinevad põlvkonnad suhtlevad tihedalt, aga võib-olla nad ei peaks ühe katusel elama, et see sõltub väga paljudest teguritest. No vot, ja siin ma siis nagu öeldud, et eks ma olen siin jõudnud kasutanud ja eksponeerinud muidugi neid pilte, mida mu perekond lubab kasutada, aga kui me siin proovime seda inimese elukaart kuidagi kaardistada, siis kahtlemata on väga oluline see, kui me tuleme ilmale ja väga arvukate rituaalidega on seotud meie nimepanek või ühesõnaga, missugust talitust me sellisel puhul tarvitame. Tänapäeval on näiteks etteruttavalt ütlen, et ma isegi ei tea, kui palju, aga paljudes kohtades siiski paberkandjal sünnitunnistust antakse kätte, näiteks kas või nii-öelda digidokumentidele üleminek on toonud kaasa selle, et meil ei ole enam sellist toredat perekonnaarhiivi. Et paberikandjal sünnitunnistus, kas antakse välja, hea küll, lapsed saavad suhteliselt kohe passid ja ID-kaardid, ma tean väga hästi, mis tunnen 2-kuusele lapsele passi pilti teha. Kõikide osapoolte jaoks oli see varas väljakutse. Et aga, või näiteks mingisuguseid selliseid mälestusmedaleid, mida mul on endal kogus on ka, ma mäletan, et mul on vanema pojaga peaks olema see, et minu sünnilinn on Tartu näiteks, et sa saad sellise medali ja sinna graveeritakse. Et kui palju näiteks ühesõnaga inimese elukaarega seotud nii-öelda paberkandjal dokumendid on minetanud nagu väärtust ja kaasa arvatud siis ka need niisugused rituaalid. Tänapäeval, eks ole, ristimine on omamoodi talitus ja see seotud jälle inimese usulise kuuluvusega, et see ei ole lihtsalt ilus, et kirikus tehakse, vaid sellega kaasneb ka väga palju muud. Mida tähendab üldse ristivanemaks olemine tänapäeva ühiskonnas, kas see tähendab seda, mida ta tähendas talupoja ühiskonnas, et need, kes olid nõus endale ristilapse võtma, olid valmis ka selleks, et kui üks või mõlemad vanemad lahkuvad elust enne seda, kui laps saab täisealiseks, nad aitavad selle lapse suureks kasvatada ja koolitada. Et kas ristivanem on sümbol või sellega kaasnevad ka kohustused, kirikus nii või teisiti, eks ole, on see, et sa peab nagu vastutama ka lapse moraalse palge arengu eest. Kas ja kuidas ja me tähistame sünnipäevasid, etteruttavalt võin öelda ja kui te vaatate isegi oma tänapäeva sellises töösuhetes, siis te võite mulle vastu vaielda, aga mulle järjest enam tundub, et 50. sünnipäev, mis oli esimene suur juubel, on hakanud kaotama oma tähtsust ja tähtsamaks muutub 60. Eks ole, see on seotud inimese eluea pikenemisega ja see 50 võib-olla enam ei ole üldse nii tähtis ja nii oluline. Et see tegelikult on nagu meil taandunud. Rääkimata muidugi sellest, et filoloogina ma tavatsen alati norida ja võõrub niimoodi rõõmsalt käsi, ma saan aru, et see on väiklane. Et kui aeg-ajalt raadios öeldakse, et õnnitlema 50. juubeli puhul, mõtlen, oot, kui vanast ta sai, esimene juubel on 50, teine juubel peaks olema siis 60 ja ma mäletan, kusagil varasemalt ajast ja siis hakkasid tulema need 5 juurde, eks ole. Kui tal on 50 juubelist tõepoolest, eks ole, kes vist ikka nii kaua elab, rõõme toredus.
ja samamoodi, kui te vaatate näiteks neid väga erinevaid kas raadio- või telesaateid, siis on ju samamoodi seal õnnitlemise vanusepiir on tõusnud. Eks ole, on ju juures, eks ole, et mis vanusest nagu üldse sobib, et sind õnnitletakse, sellepärast, et vaadake, kes on, ütleme siin minu eakaaslased ja võib-olla kellel on aastaid natuke rohkem, et mõelge see läbi, pange kirja, saatke kas Eesti Rahva Muuseumil või Kirjandusmuuseumil, et see on nii kiiresti meie lähiminevikus toimub, et me ei suuda seda lihtsalt enam nagu väga fikseerida. Või võtame ühesõnaga näiteks siit on praegu puudu, et kui me räägime sünnipäevadest, et näiteks inimese elukaare oluline sündmus on olnud ju ka pensionile saatmine ja kui ma seda raamatut tegin, siis ma proovisin erinevatest asutustest ka küsida, et millised on need rituaalid. Pensionieaga, nagu ma olen tavatsenud öelda, ma ei ütle seda mitte esimest ja kindlasti mitte ka viimast korda, on nii-öelda meie heaolu ühiskonnas nagu kommunismiga ja lähemale tuleb seda kaugemale jääb, eks ole, loodustki. Aga kui ma siin vist 3-4 aastat tagasi käisin Saranski ülikoolis külalisõppejõuks, soome-ugri kolleegidega olid kontaktid ka muutunud heitlikuks, ega Vene viisat ei ole lihtne saada, eriti tööviisat. 3 korda enne tuleb teha AIDSi proov. Ma mõtleks, et selle vahemiku ma jõuan 4 korda seda saada, aga dokumente pole. Ja siis nad ütlesid, et issand, kui hea on, eks ole, et nagu eakaaslased on, et kohe varsti saab pensionile, et seal kõigi see 55 sünnipäev oli kohe lähedal ja siis ma ütlesin, et teate, et ei ole lootustki 55 pensionile saada, et ei. Ja siis ütlesin nad niimoodi, et teil võib see infotehnoloogia euro ju olla, aga pensionile tahaks ikka 55 saada. Et kas või näiteks see, eks ole, kuidas pensioniiga tõuseb ja kuidas me üldse, kas me üldse seda saadame, eks ole, et jälle üks selline rituaal, mille kohta tegelikult ega väga palju materjali ei ole kogutud. Ja näiteks siin uued asutused, pangad ja mitmed töökollektiivid, kes mulle nagu saatsid ja soostusid vastama sellele küsitlusele, et kas ja kuidas nad peate näiteks meeles oma endisi kolleege, kui nad näiteks saavad mingisuguse ümmarguse arvnumbrit vanaks või kuidas siis ütlesid jah, et meil ei ole veel sellises vanuses, mulle väga meeldis üks vastus, meil veel sellises vanuses inimesi ei ole, aga teate, see on kohutavalt hea mõte, me hakkame selle peale mõtlema. Et kas ja kuidas, eks ole, et kas inimene lahkub lihtsalt niisama või see on ka rituaal, eks ole, ja muud säärased asjad. Või näiteks, eks ole, ma olen hästi palju mõeldud inimese elukaaril näiteks sellise tähtsündmuse nagu Aavitsa pidu üle, et meie ajal oli see väga tore, kui Aavits vahetati lugemiku vastu välja ja kingitused ja kõik. Taevas Ott, kui tänapäeva laps peab oskama lugeda, nii et vähe ei ole ja Aavits ei ole enam üldse see, Aavits on ju sümbol teksti kogu. Kes see Aavitsast enam nii väga õpib? Niivalt kuivalt, eks ole. Muidugi ta on oluline teos, aga oluline raamat ja lugema õppis ja meie raamat, aga tema funktsioon on raudselt teine, kui see oli veel võib-olla inimpõlvi tagasi. Või näiteks kas või see, et on arutatud, et kui laste peres läheb laps 1. septembri kooli, et kas vanemad peaksid saama sellel päeval vaba päeva. Et ka või kas näiteks üldse 1. september teha vabaks päevaks, et pered saaksid olla koos. Et saadame lapsed pidulikult kooli, pärast joome koos võib-olla tassikese kakaod, sööme kooki, pere istub, on koos, et kui me väärtustame pere, et ühesõnaga, ma olen olnud sellistes vestlusringides, et kas see ainult emapalk on see, mis aitab meil ennast turvalisena tunda või ka kõik need rituaalid, mis on seotud laste koolikalendriga, eks ole. Jälle selline teema, mille kohta ega mul tegelikult ei ole teile mingisugust vastust anda, aga lapsevanemana ma tean suurepäraselt, kuidas ma olen keelvesti peal ja väga paljud teist ka lidunud, teinud, toimetanud, eks ole, selleks, et laps tunneks, et see on tema elu täht sündmus, see on tema jaoks väga oluline päev ja tegelikult kogu pere elab sellele kaasa. Või näiteks praegugi, eks ole, lasteaia lõpetamisega seonduvat, mida ma ka niivalt kuivalt sellesse raamatusse kirjutasin ja tõdesin sedagi, eks ole, et kuna peres on lapsi vähe, siis kõik need lastega seotud rituaalid on väga külluslikud. Et kui ma siin vaatasin oma lapse lasteaia lõpetamist, see on nüüd umbes, seda siis saab on natuke rohkem, võib-olla kui 10 aastat tagasi või see kõige noorem. Ja seal tekkis tõsine arutelu sellepärast, et soovitakse väga luksuslikke uhkeid pidusid vanematega mõisates, kus kõik veel.
aga samas me ei arute või ühesõnaga samas me ei pane seda tähele või märka seda, et kõikidel peredel ei ole kahjuks võrdseid võimalusi. Ei ole võrdseid võimalusi ja võib-olla ei peaks ka seda lastele õpetamist, tekib küsimus, et kas seda on nii suurelt vaja. Samas näiteks kõrgharidusreform 3+2 on käivitanud selle arutelu, et kas bakalaureuse diplomit peaks üldse tähistama, et kui teha suur aktus ja anda inimestele palju lilli, siis tekibki see tunne, et neil on ka kõrgharidus käes, et ühesõnaga, et võib-olla peaks need uhked tseremooniad hoopiski kandma üle sinna, kus on magistri- ja doktoriõpe, kuigi bakalaureuse aktustest ei ole loobutud, vähemalt mitte Tallinna Ülikoolis, teiste kohta väga täpselt ei oska öelda käesoleval hetkel, et ei ole päris niimoodi. Ja kui ma mäletan nõukogudeaegseid Tartu Ülikooli aktusi, kui pärast mingi eriala lõpetas, siis käis tsisternautorasi voolikuga kõik need lilled, mis seal maha olid niimoodi pillatud puhtaks ja siis tuli järgmine seltskond peale. Ja kui ma rääkisin oma Soome kolleegide 90-ndates, nad ütlesid, et see on tohutult ilus traditsioon, mis teil on, et kas te oskate seda hinnata ja hoida, et nendel seda ei ole, et sa saad oma diplomi kusagilt konturist kätte lihtsalt, et selline aktus kui niisugune, kus tõesti suguvõsa perekond on koos, kus rõõmustatakse selle üle, et võsukene on nii-öelda siis jälle astunud mingisuguse pikema või lühema sammu sellel eluteel edasi ja et teda tullakse õnnitama, et istutakse koos, ollakse, et see seob nagu erinevaid põlvi, tehakse koos ühiseid pilte, et see oli ime ja see oli tore traditsioon. Et kui me niimoodi lihtsalt võrdleme. Ja kahtlemata tänapäeval ühe sõnaga me peame tõdema ka seda, et meil on selline tore sõna nagu kärgpere, aga meil on siin ka eri rahvustest perede traditsioonid, mis tahavad ka uurimist, vaatamist ja võrdlemist. Üks film on tehtud, võib-olla Leilus aitab meil meenutada, aga see oli tehtud Setomaa kontekstis, kus Seto tüdruk, kes vist elas Ameerikas, abiellus seal hiinlasega, pidasid ühesõnaga seal Hiina moodi oma pulmad ja lõpuks tuldi ja ristiti need lapsed ikkagi ka Seto komme kohaselt ära Seto kirikus. Et mida ma olen nagu täheldanud oma selles tagasihoidlikus uurimis- või vaatlemisvallas, on see, et nii-öelda toimuvad siis ei ole mitte ainult minu pirakas Kreeka pulm, kui keegi seda filmi näinud on, kus ma mäletan, kumb see nüüd oli kasvatatud. Oli sellist peignes, kes lõpuks oli rohkem kreeklane kui teised olidki. Aga et on tekkinud uus tava pidada tähtsaid peresündmusi topelt ja vastavalt siis ühe või teise osapoole nii-öelda rahvusliku kuuluvuste traditsioonide järgi. Mis ju ka on uus, eks ole, et me peame võib-olla mingisugused kas lastele nime või näiteks topeltnimed, mis siis annavad ka tunnistust sellest, et näiteks ema on ühest, isa on teisest rahvusest. Et pannakse siis kahest eri kultuurist näiteks eesnimed või pannakse neid rohkem. Et see on jälle omakorda selline ja need punkt, mida nagu või mille peaks nii-öelda silma kultuuri uurijana peal hoidma, et meil oleks võib-olla mõnekümne aasta pärast analüüsida ja vaadata, et kuidas need protsessid on toimunud, sellepärast, et maailm muutub meie ümber ja meie muutume, kohaneme kõige sellega täpselt samamoodi. Nii, nõndaks, me vaatame, nagu ma ütlesin, et see teema on nii tohutult suur, et eks ma siin pigem panen nagu Eesti kaardile siit ja sealt nõelu. Et kui me vaatame seda naise elukaart läbi rahva pärimuse, siis mis on nagu hästi oluline on olnud see, et tänapäeva soolise võrdõiguse kontekstis ei lähe see ju mitte, eks ole, et üks laps on rohkem või vähem väärtuslikum kui teine, aga tegelikult ikkagi nii-öelda laps on olnud ikkagi poeg. Selles mõttes, et ikka peresse on tahetud poega, poeg on see, kes pärib taru ja vara, aga tüdruku kohta vähemalt minu lapsepõlve Võrumaal küsiti ikka veel, et kas sul sündü lats või aiapalutaja. Et aiapalutaja või sõnaga see latsekene, see tähendab aiapalutaja selles mõttes, et ta on vaja mehele minna, ta viib vara välja. Ta tuleb kaasavara kaasa anda, eks ole. Ja näiteks, kui me võtame siin, läheme regilaulu pärandisse, siis tavaõiguslikule maailmapildile tuginevad regilaulud on ju tegelikult tänapäeva inimese seisukohalt vaatad väga julmad. Et need lüroeepilised laulud, mis räägivad sellest, kuidas ema viib oma tütred vette, neid on palju, sellepärast, et nad tuleks enne mehele panna, kui poeg saab naised võetud. Ja kui siis see minija lõpuks tuleb majja ja selgub, et minija ei ole nii-öelda kuigi hää ja sõbralik,
et siis ema läheb sinna jõe kaldale nutma ja kutsub oma tütreid koju tagasi, aga tütred ei tule sellepärast, et nad on muutunud kas partideks või mõneks teiseks veelinnuks ja nad ütlevad, et söö siis nüüd oma mini- ja mesileivad, eks ole, et meie siin katsume pajuurvad ja kõige muuga hakkama saada, et ühe sõnaga või siis selle laulutüübi teine variant, kus ema siiski otsustab, et kuigi tütreid on peres liiga palju, et ta siiski nii-öelda ei vii neid vette, vaid ta jätab oma tütred nii-öelda ellu ja kasvatab nad üles ja hiljem tunneb nagu rõõmu, et tütred on olnud emale toeks ja abiks. Ja samas on näiteks, kui vaadata nüüd Eesti kirjandust, siis selle naise või tüdruku roll, et meil on väga palju sellistes tüvitekstides ju väga jõulisi ja väga tugevaid naise kujusid, kes tegelikult nii-öelda saavad eluga hakkama ja kes võtavad vastutuse ka talu, majapidamise ja oma elu eest. Võtame olgu selleks siis Tammsaare kõrba ja Anna või Upu-Aru Minna või veel keegi. Et see naise tegelikult selline vaikne märkamatu, aga tugev roll kumab läbi ka meie kirjandusest. Ja kindlasti on see teema meie nii-öelda vanas talupojakultuuris, vanatüdruk, kes ei saanud mehele, seda on ka pilamisi ja vähem pilamisi, eks ole, et kaks vanatüdrukut sellised parajas krõnksus näinud, kuidas pulmaraum mööda läheb ja löönud üksteisele külge vaadanud. Ja vaata, milliseda teed peame me kõik käima. Et vanatüdruku roll kahtlemata külaühiskonnas ei olnud hää, sellepärast, et too aeg oli selline, et ei olnud võimalik ju tegelikult üksi majapidamist, talu majapidamist pidada. Et see talu oli organism tervik ja ta nii-öelda vajas, kui nüüd Oskar Lutsu parafraseerida ikkagi tõist puult. Et kas tuli siis koduväi või läksid tütred mehele. Nii et tuli tütred mehele panna, et see oli väga oluline. Vanatüdrukute saatust, ka lapsega tüdrukute saatust tegelikult väga traagiliselt annab edasi ju meie reaalselt Setomaal elanud tuntud ja tunnustatud rahvalauliku Hilana Taarka elulugu, millest Kauts Ülle kirjutas näitemängu ja millest tehti film ja mille vaatamiseks, ütleme, võib-olla ma ütleks isegi paiguti, et mõnes kohas võib-olla väga nõrga närviga, aga inimestel alati ei soovitakski. Ja see oli imekas näide, mis juhtus tüdrukutega, kelle isal ei olnud vajalikul määral kaasavara anda, et isa mängis ja jõi tütre kaasavara hõbeda kõrtsis maha ja see, kellele siis passi järgi Darja Pisumaa ja Ilana Taarka pidi minema, seda meest ta ei saanud ja tema elu käis siis nii, nagu tema elukene käis, kuigi laulda ta oskas ja võib-olla ka traditsioonilisse naise rolli ei sobinud ühel või teisel viisil. Naise definitsioon on täpselt samamoodi, ütleme, tänapäeva kultuuriruumi päris hästi ju ei sobi. Kui me talupojakultuurist katsume nii-öelda siis ümber tõsta või üle tõsta seda, et rahvapäraselt on ju kõigepealt niimoodi, et naine väga paljudes Eesti piirkondades on ju öeldud, et naine, kes ei ole sünnitanud tütart, see tähendab omasugust, kes suudab kanda uut elu ilmale, see jääb elu lõpuni tüdrukuks. Nii et mis mul üle jääb, eks ole. Et sündisin mina tüdrukuna ja suren mina tüdrukuna ei ole mul sünnitatud tütart ette kusagilt näidata kõige parema tahtmise juures. Aga samas on jälle öeldud, et õige naine on ikkagi see, kes suudab vähemalt ühe poja ka ilmale tuua, aga kui me tänapäeval vaatame neid selliseid väiteid, siis nad tunduvad kuidagi sellised võõrad ja võib-olla mitte moodsasse kultuuri enam sobivad, sest ma siin kuulen kohe kukla taga hääli, kes öeldakse, et mis primitiivne lähenemine, kuidas üldse saab niimoodi asjadele vaadata, mis mõttes mul peavad lapsed olema, tähendab, ma olen iseseisev naine, mul on õigus määrata oma elu, ma teen seda, mis ma tahan ja valin omale karjääri ja mul ei pea selline mingimata lapsed olema ja kõik muu säärane tuleb sinna juurde. Aga tegelikult sedasi on, et ega me ei saa neid põlvkondade taguseid arusaama nii-öelda üks ühele tänasesse maailma tõsta, aga siit aimub jälle see, et talupere ilma arvukate lasteta ei tulnud toime. Ja kui me vaatame tolle aja meditsiini
pilti või kui me üldse vaatame traditsiooniliste kultuuride sellist demograafilist käitumist, siis paraku on selle tunnuseks suhteliselt kõrge sündivus, suhteliselt kõrge surevus, naised surid, üks surevuse põhjus oli ka sünnitusel suremine, mis omakorda tähendas seda, et tuli vaadata, kes saab järgmiseks perenaiseks, sageli võis olla selleks naise näiteks noore vallaline õde, mis oli üsna tavaline praktika. Nii et see kärgpere selles mõttes ei ole väga uus asi ka meie kultuuriruumis, aga ta lihtsalt tekib natukene teistsugustel alustel. Et ma siinkohal alati tsiteerin ka jälle mälu järgi seda Rudolf Põldmäe 1941. aastal välja antud Eesti rahvanaljandite esimest köidet. Ja seal on selline tore rahvanaljand, kuidas siis ühe sõnaga naine hõikab meest, et Karla, tule ruttu appi, sinu ja minu lapsed läksid meie lastele kallale. Aga ka seda, et selles mõttes nagu mitmekihilised sugulussuhted või mitmest nii-öelda siis lapsed, kes on ühed vanemad, samad vanemad elasid ju samas peres koos, aga lihtsalt põhjused olid teised ja elati natukene teistmoodi. Kindlasti on meil olemas meie rahvakultuuris selline mõiste nagu vana tark naine. Võru inimeste kokkusaamisel me oleme hästi palju selle üle filosofeerinud, et mis hetkel saab naisest vana tark naine. Aga kindlasti on nad ravitsejate prototüübid, näiteks meie hulgast lahkunud Kaika Laine, kes hiljem tegelikult ka täitis meedias seda rolli, et aeg-ajalt arvas midagi, mis meie ühiskonnas toimub. Aga need olid ka kindlasti ämmaemandad, kes aitasid uue elu ilmale ja õpetasid naistele naiste tarkust. Et selline ja see vana tark naine kumab läbi ka meie Eesti kirjandusest, võib-olla Karges meres on võib-olla kõige niisugune jõulisemalt välja toodud seesama vana tark naine, kellel on piisavalt palju elutarkust ja kes näeb läbi võib-olla sellised inimsuhted ka, mis vett ei pea ja kes lihtsalt oma elutarkusele tuginedes oskab suhteliselt vähese põhjal teha kaugele ulatuvaid ja paika panevaid järeldusi. Ja kui me siin vaatame, et tegelikult ma hüppasin jälle, eks ole, siin paar sammu oma mõttega ette, et siis minu käest on ka küsitud või kui siin meedias ikka aeg-ajalt tuntakse huvi või rahvapärimuse vastu. Ja siis ma küsisingi, et Tarka ja Kõrbo ja Anna ja Uparu Minna, et te väidate, et nad olid feministid, aga kas nad olid seda oma soovil või see oli lihtsalt nende elu kontekst nõudis seda, et nad ei saa elus alla. Elu pani määrusse, et see ei olnud nende valik, vaid elu pani nad millegi ette, millega tuli ühel või teisel viisil hakkama saada. Tarka ei olnud osaline selles, et tema isa tegi kõike seda, mida ta tegi. Kõrbo ja Anna elu Tammsaare nägemuses läks nii, nagu ta läks, Uparu Minna oma samamoodi või Mäeküla Mari, kes otsustab teha lõpuks mingid oma valikud. Et kuidas nad oma elu lahendasid, et see on jälle selline filosoofiline arutluse küsimus ja sealt, kui ma vaatan ka oma suguvõsa, siis seesama, et poiss on siis seesama Uparu Minna vend oli ju linnas, kellele saadeti raha ja keda koolitati, aga tütar oli see, kes jäi talusse, tegi ära kõike seda, mis peab tegema. Ja sarnaseid näiteid oma suguvõsast võin ma leida üsna mitmeid, kus pojad said hariduse, aga tütar oli see, kes jäi talu pidama. See oli see, kes pidi hakkama saama nii-öelda praktilise eluga. Ka jälle mõtlemise koht, eks ole. Vaatame, mis siit veel tuleb. Ma võtsin ühe pildi ka, missugune see noor, nii umbes 20. sajandi alguses noorpäev välja nägi, et see ilusad inimesed, aga rahvalitel võib-olla ei ole nii moodsasti nagu tänapäeva vahendid võimaldavad ja lubavad. Ei ole ehk võib-olla nii ilusad, nagu me arvame kujutavad ette, et nagu nad toona olid, aga selline võis välja näha üks noorpaar ja kes läks siis lugema, ehk siis andis ennast kirikuõpetajale ülesse ja kirikus siis kuulutati 3 pühapäeva maha, et põhimõte on ikka see, et kui teil ei ole meie liidu kohta midagi öelda, et siis ärge öelge seda ka pärast kuulime, et kui teil on midagi öelda, siis olge head, öelge seda kohe.
Ma tegelikult ühe sõnaga jätan, ma pulmadeni jõuan, eks ole, ma nüüd hüppan siit selle naise juurest kõigepealt lapse juurde, kui tegelikult enne peaks olema pulmad, aga minu loogik on juba selline, nagu ta on. Et rääkisime sellestki, et taluperes oli üpris tavaline see, et lapsi sündis palju, aga paraku ka enam paljud ei saanud neist täisealiseks ja näiteks rahvasuu ütlebki seda, et üks laps on vähe ja kaks last on kasinast. Et see on siit kusagilt Kesk-Eesti kandist üles kirjutatud ütlus, aga see oli üsna levinud. Ja öeldi vanasti seda, et eks iga lapse tarvis ikkagi on Jumala poolt leib loodud, et kes tuleb ilmale, et küll see kuidagi ikkagi hakkama saab. Ja lasteta naisel oli tegelikult ka külakogukonnas oli elu niimoodi suhteliselt keeruline, sellepärast et ja ka meestel, kes ei suutnud siis last sigitada ega nende peale vaadati niimoodi natukene viltu ja hakati otsima siis paraku ka selliseid usundilisi põhjusi, et miks need asjad ikkagi niimoodi on, et kas naine on noorest peast elanud suhteliselt kõlvatud elu või mis kõik veel, sest lastetus oli suhteliselt haruldane ja seda pandi imeks, selle üle ka kogukondades siiski arutleti ühel või teisel viisil. Ja siin on siis selliseid huvitavaid uskumusi ka, inimesed ikka otsivad seletusi, et miks asjad on nii, et need inimesed, kes siis on kuu loomise ajal sündinud, et sõnaga, kui kuud ei ole näha, et siis need inimesed tõenäoliselt oma elus ka lapsi ei saa. No paraku selle kohta ei ole mingisugust statistikat, ei ole seda teaduslikult uuritud, et võtame siis seda kui niisugust rahvapärast seletust ja rahvapärast arusaamist sellest, miks mõned asjad on nii, nagu nad on. Aga lapsed kuulusid ja palju lapsi kuulus talupere juurde. Ja kindlasti rase naine oli kogukonnas selline väga hästi hoitud, et kui me siin näiteks tänapäeva ühiskonnas arutame selliseid delikaatseid teema, nagu seda on abort, siis rahvapäraselt on usutud, et sõnaga, et siis saab loode endale hinge, kui laps või tähendab ema tunneb siis esimesi loote liigutusi. Et enne seda oli ta veel nii-öelda siis, kuidas ma ütlen, ta ei olnud veel hingeline ja võib-olla sellised toimingud, mille kohta siis öeldi last ära kaotama või ära raputama, et need toimingud olid nagu enne seda lubatud, aga kui ema tundis loote liigutusi, siis oli see nagu välistatud. Et see on selline rahvapärane eetika selles kontekstis. Ja loomulikult hästi palju on nagu rahvatradisioonis tähele pandud ja arvestatud seda, et kuidas naine käitub ja on, et kõik see, mida naine teeb, kuidas ta räägib, kui palju ta rõõmustab, kui palju ta korrastab, kui palju ta vihastab, missugune on tema kodu, missugune on tema tervis, missugune on tema meeleolu, et see mõjutab tegelikult väga palju last kui isiksust ja ka kindlasti lapse närvikava, et kui need rahvaluule arhiivi tekste lugeda, et seal soovitatakse emal vaadata ilusaid pilte ja rõõmustada ja mida kõike veel. Ja kahtlemata väga paljud sellised käsud ja keelud, mida siis lapseootel naine pidi järgima, et nad on ühelt poolt olnud niisugused pedagoogilised ja natukene sellised didaktilised, et arvata on, eks ole, et ega naine teil elamine on korratu, et karta laseb, et ega tema lapsed ka väga kasitud välja ei näe. Ja tänapäevases mõttes võib-olla sellised käsud ja keelud tunduvad natukene naljakad või veidrad või ajast maha jäänud, aga nad manitsesid ikkagi lapseootel naist sõnaga siis nii-öelda võtma vastutust pere eest, pidama puhtust, valmistama toitu, käituma korralikult ja kombekalt. Muidugi oli selliseid toredaid uskumusi ka, mille kohta võib-olla võib öelda, et on hästi tugevalt rahvapärased, olen minagi saanud oma vanatädidelt noortepäraselt öeldes üle kurdi, et kui ma siin mitte kõhuga midagi ajasin üle käe, et ei tohi teha, ei tohi venitada, kas sa ise tegeled selliste asjadega, sa ei tea seda, et sa ei tohi niimoodi teha, laps keerab jabanööri ümber, eks ole. Ja näiteks, mida väga kardeti ja mis kahtlemata on problemaatiline sünnitus, on see, kui laps sünnib tuharseisus, siis loomulikult igasugused maagili või tegevused, mis nagu imiteerisid tuharseisu, et sa näiteks ajad puid vastu oksa või hagu vastu oksa pliidi alla või teed midagi niisugust, siis kardeti seda, et võib-olla laps sünnib jalad ees, see oli nii raske sünnitus, et kui sealt mõlemad nii-öelda eluga välja tulid, siis oli väga suur vedamine.
Ja kindlasti arvati ka seda, et rase naine, kui ta kuskil liigub, et ta toob õnne, et näiteks ühe sõnaga, et tuleb ja kindlasti tuleb tema soovid täita, et kui sa raseda naise soovid täidad, et siis sul endal läheb ka hästi ja mõnikord näiteks on lausa ehituste juurde kutsutud kitteootel naine sellepärast, et arvati, et näiteks, et siis läheb see, seda hoonet saadab õnn või et ühe sõnaga, et rase naine on olnud pigem lugupeetav, et ei saaks öelda nüüd, et meie ühiskonnas võib-olla lapseootel naisesse halvasti suhtutakse, aga et ei ole ise väga tajunud, aga vaieldamatult võib-olla selline võib-olla tõesti tähelepanu vajaks lapseootel naine ka siis, kui ta töötab kusagil, et ta ei oleks mitte tööandja jaoks probleem, vaid ta oleks siiski võimalus, keda oodatakse tagasi, sellepärast, et ta toob ilmale uue töötaja, kellest võiks asutusel ometi kasu olla, kui niimoodi mõelda. Eks ole. Ja siit me jõuame, et kui laps on ilmale tulnud, eks ole, et me räägimegi nüüd ristimine sünnipäevas, ma lubasin, et ma toon teile selliseid toredaid näiteid ka, mis ma olen sotsiaalmeediast üles noppinud, et ühe sõnaga, et kas ühe sõnaga tuleks tähistada näiteks, kas tuleks üldse laps ristida, kuidas seda tuleks tähistada ja ühe sõnaga siin on see sama vaidlus, et ühe sõnaga, et näiteks õigeusklikel ja kas ja kuidas ühe sõnaga, kas ristimispäev on tähtsam kui sünnipäev, sellepärast mulle väga meeldivad sellised toredad vestlusringid, et sealt saab väga head ja huvitavat empiirilist materjali, küll päris täpselt ei tea, milline on nende inimeste taust, et siin näiteks vaieldakse, et ühe sõnaga, et kumba peab siis rohkem ja rohkem tähistama ja kumb tähtpäev on olulisem. Samas me teame seda, et näiteks sünnipäevade pidamine on tegelikult hästi tugevasti sisse juurdunud nõukogude traditsioon. Ja just selliste juubelisünnipäevade pidamine sellepärast, et me ütleme nimepäeva kalendreid hakati trükkima või nimed ilmusid kalendritesse, taskukalendritesse, nendesse kalendrimärkmitesse ja ikkagi taasiseseisvunud Eestis nõukogude ajal see väga kompleksi ei olnud. Ja natukene olema kokku puutunud siin tõlketöid tehes, ütleme meie vanausuliste üldse õigeusklikega, et seal on tõesti see, et lapsed valitakse nimi kirikukalendrist ja mitte nii-öelda siis tagantpoolt, vaid nii-öelda ees olevate pühakute hulgast, et see pühak on tema kaitseingel, et eesti keelde tõlgituna siis on nii-öelda nimepäev või inglipäev on väga tähtis ja oluline, aga tegelikult meil seda nimepäeva traditsiooni ju väga ei ole. Kõik Maarjast tuletatud naisterahvad tähistavad nüüd Paastu Maarja päeva, mis on Ene-Lukka ja Janni toel ka 90-ndatest alates elule äratatud, et kui palju neid nimepäevi me ikka nii väga tähistame, eks ole, see ei ole meile väga omane, aga kuna kristlikud tähtpäevad nõukogude ajal ja üldse kristlikud rituaalid olid taunitud, siis selliste juubelisünnipäevade pidamine ja üldse sünnipäevade pidamine sai tegelikult nõukogude ajal oluliselt suurema hoo sisse, kui ta nii-öelda puht, see objektiivne nüüd on õige, aga kui ta tegelikult reaalselt varem oli ja talupoja kultuur väga sünnipäevi ei tunne, sünnipäevade tähistamist ja kinkimist ei tunne, kes on siin sündinud, need inimesed enne viimast suurt sõda, kes on rääkinud, et mis seal ikka oli, eks ole, et paremat toitu anti võib-olla näiteks mesileib või midagi, aga mingeid selliseid erilisi kingitusi ikkagi tehtud, et kingitusi pigem tehti siis, kui lapse elukaarel oli mingisugune tähtis sündmus, et näiteks poisid said oma esimesed pikad püksid, kui nad läksid kooli. Selle on kirjutanud väga võluvalt jutustuseks Jaan Latit, oma see, et me veel püksa ei olnud, eks ole, püksid sunniti jalga ja maksas kooli, ei ole mingi hame seljas ringi lippamist. Või näiteks esimene ülikond, leeriülikond või kleidid või sellised suuremad asjad, et need olid pigem seotud mitte sellega, et sa saad nüüd aastajärgu päevi vanemaks, vaid sellega, et sinu elus on toimunud mingisugune tähtis selline sotsiaalne etapp, et sa oled nüüd natukene mingisugusest east välja jõudnud ja võib-olla kuulud rohkem kuskile mujale.
nii, nojah, eks ole, natukene siis sellist rahva huumorit ka, eks ole, mida võiks ju ka tegelikult tänapäeva ühiskonnas teinekord tarvitada, et üks noorpaar, mis olnud õpetaja ja see õpetaja oli küsinud, et see väga meeldib, kas te teate ka, mis noore rahva kohus on? Ja Pruut oli vastanud kähku ja kärmesti, armastada ja lapsi muretseda, mis kõlab tegelikult väga ilusti. Ja kahtlemata, siin on mõned näited ka sellist rahvameditsiini poole pealt, et eks nad natuke heitlikud on, et kui me seal raseduse juurde tagasi tuleme korraks, et kindlasti ka rase naine ei käinud üksinda kusagil, et hoidsi teda ehmatust ja kõige muu eest, et jälle need sellised tsitaadid tegelikult illustreerivad seda sama mõtteviisi, et väga oluline oli see, et sünniks terve laps ja väga palju usuti, et emal on lapse ootamise ajal võimalik selleks oma käitumise olemisega ise nii-öelda kaasa aidata, mida ta sööb ja tänapäeval me tõesti ei usu seda ju, et kui sa sööd tähnilisi mune, et siis lapsed sünnivad terve tähtedega või kui sa näiteks raseduse ajal sööd jäneseliha, et siis lapsel tekib jänesemokk, et kuidagi tuli seda ju seletada, selle asja nimi on teaduskeeles analoogia ja maagia, sarnane põhjustab sarnast, et see kõik on nagu seletatav, et võib-olla me ei peaks nii väga takerduma nendesse toredatesse näidetesse, vaid lugema sealt välja sellist nii-öelda ilmavaadet või filosoofiat, mis aitab meil aru saada tegelikult sellest, mis on olnud väärtused ja kuidas on väärtustatud ja kuidas ühesõnaga ühes või teises olukorras on inimesse suhtutud ja kuidas on temaga käitutud, et see on oluline. Siin on jälle näiteks see, eks ole, et ja kusjuures ma vaatasin, kui ma tegin natukene intervjuusid ja tegelikult on aidanud ka mind oma üliõpilased oma bakalaureuse ja magistritööde käigus on küsitlenud. Ma just vaatasin ka näiteks seda, et tegelikult see ärasõnumine on ka tänapäeval väga palju seotud või väga levinud või ütleme siis suhteliselt levinud ka noorte naiste hulgas, et ei taheta nagu väga rääkida, et me kardame nagu seda kurja silma või ärasõnumist aega, et ikka lootes, et kedagi selja taga ei ole, teeme või teiste Euroopa rahvaste ees, kui koputame 3 korda vastu puud, eks ole, et see või teine asi ei läheks, et näiteks ka just väga üllatav oli minu jaoks see, et ka tänaste noorte naiste hulgas on levinud see, et tegelikult ei ole mõistlik nagu näiteks väga palju tinte asju valuda, et võib-olla sünnitus ei lähe hästi ja võib-olla midagi juhtub, et ei ole nagu väga palju tarvis rääkida, et sa nagu ootad last või ühesõnaga, et kardetakse nagu ära sõnumist või kardetakse ebaõnne, et midagi meil ikkagi on kaasas, sellepärast et kusagil siin selles märus, et lapse ilmale toomine on ju tegelikult selline vaevarikas protsess, et ega me ikkagi hoolimata ka aparaadi meditsiini sellisest arengust. Ega me ikka ise ei saa nagu väga palju, saame teha küll, aga see on kuidagi teistmoodi, eks ole, et väga palju ikkagi me oleme mõnes mõttes, me oleme väga, sünnitav naine on väga aktiivne, aga samas on ta väga passiivne selles mõttes, et sa ei saa ju tegelikult ise nagu enam midagi muuta, et läheb nagu läheb ja tuleb nagu tuleb, eks ole. Ja loomulikult me kõik ju tahame, et see toimuks võimalikult väikeste komplikatsioonideta ja esimene reaktsioon on ikka vist paljudel mis see, et me loeme ikka sõrmed varvad üle ja vaatame, kas on ikka 2 kõrva kõik muu sinna juurde kuulub. Et me ikkagi tahame, et sünniks terve laps, et need mingisugused sellised hirmud või ärasõnumise kartused, need vanad uskumised mingil kaasaegsel moel elavad ka tänaste naiste maailmas tegelikult edasi. Palun, kas oli küsimus? Ja mul on küsimus, et minul näiteks oli kusagil seletamatult asjal tuli hirm, kui minu kõht tuldi katsuma. Keegi, kes ei pidanud seda tegema, mitte see oleks olnud aastane tänavat üks perekond ja see oli kohutav. Ma põgenesin nendest, et mul oli tõesti hirm, et see ei too hea. No siin on jälle üks selline asi, eks ole, mida ma olen hästi palju rääkinud, et mõned lood hakkavad mul juba niisuguse habemega lugudeks olema, et vaatad keeravad habesõlm ja viskan elegantselt üle õla. Et tegelikult, eks ole, kui me räägime raseda rõivastusest ja see näide sobib hästi selle juurde, et siis noorema või ütleme tänaste põlvede last ootavad naised kuidagi arvavad, et vanasti nii-öelda kanti neid seelikuid ja riideid ja põlli kanti sellepärast, et kardeti, et häbeneti rasedust. Ei. Et heake küll, minu põlvkond, eks ole ka, teame kõiki neid diagonaalruutuspiikseelikud ja mida kõik. Mul
on nii hea meel, et reaktsioonid tekivad kohe. Et see oli ainuke võimalus, et saada ja midagi ei olnud ja kõik naised istusid nagu ma ei tea, Nõukogude sõjaväe eriüksusele lihtsalt vaatad Kaugas oli sama, ikka sa lähed oma pihiksillikuga, eks ole. Aga kui me läheme talupojakultuuri ja traditsiooniliste rahvaste kultuuri, siis tegelikult nende rohkete riiete ja põllede, kaitsepõllede funktsioon oli just nimelt see mentaalne kaitse. Ja kui ma vahel mõnikord vaatan, tähendab neid tänaseid peatselt emaks saavaid naisi, siis nagu ma olen korduvalt öelnud, et minus ärkab selline vana naine, kes tahaks hirmsasti õpetada, et kallis laps, pane nüüd siia midagi peale ka veel. Et see, et sa ootad last on au asi ja väga armastatud ja lugupeetud positsioon, aga mõtle ka selle peale, kui õhuk on see nahk, mida su laps kõike tunneb, kuuleb, tajub, eks ole. Ma saan aru, et sa võib-olla tahad nii-öelda näidata, aga sellest saab terane pilk saab siis aru ka juba, kui veel midagi välja ei paista, naine hakkab teistmoodi kõndima, vaatad, kui naine seljad, tule vaja ette vaadatagi selja tagant saad aru, kas ta on titeootel või ei ole. Need on jälle sellised vana naise tarkused, mõõduka raha eest või õpetada. Ja 5 minutit. Mida? 5 minutit on meil veel. Arvas jumal, ma ei ole rääkima, saad hakata. No hüva, teeme siis kampani see 5 minutit ära. Kui Leilo oleks lasknud rohkem rääkida, siis ma oleks rääkinud teile ka näiteks sellest, et kulm tänapäeval ei ole mitte traditsiooniline, vaid on ainukordne sündmus siin näiteks fotorist kõivutud, et paparazzo pilti. Kui te panete tähele, siis on see ei miski muu kui Patarei vangla, kus toimub laulatus. Ja ma olen kogu aeg mõelnud, et ühesõnaga, mida sellega mehele tahetakse vihjata. Et ühesõnaga, et andke mulle mu mõned ülevõlli naljad andeks, ma väga ei julgenud ühesõnaga, et ma käisin lastega hoopiski ekskursioon tegin oma pojasõpradele, kes tulid Lõuna-Eestist, käisime vaatamas ja mõtlesin, et nüüd Ärivarju roomab põõsastes. Et ühesõnaga oligi abielumistseremoonia Patarei vanglas. Et ühesõnaga, miks nagu me vajame, vaat siin on jälle seesama, et me vajame kohutavalt palju seda eksootikat ja seda uudsust. Ja ühesõnaga, ma olen näinud ka, kuidas Pikapari rannal inimesed pannakse paari, ma tegin ka mõned fotod sellest. Et ühesõnaga tullaksegi rannale, seal on üks ole see koht, kus inimesed saavad sulistada ja päevitada, mida ma ka tegin. Sest puhkaja ei teeski puhkamist, et puhkab täie tõsidus ja vastutustundega. No jälle ei saa, jälle sattusin tööle. Et ühesõnaga, et väga palju selliseid eksootilisi kohti on, kus ja kahtlemata on väga sellised erinevaid stiilipulmi ja kui me nüüd tuleme tagasi traditsioonide juurde, näiteks postmarkidega me ju ka enam ei saa avaldada oma tundeid. Sinu eemalolek kurvastab mind, kui me paneme postmargis edasi või näiteks pean sind alati meeles, ole õnnelik, mu süda tuksub sinule. Jah, kas ma näen sind peatselt, kas sa mõtled minu peale, kas sa armastad mind, püha jumal, praegu on juba suur asi, kui sa saad üldse mingisuguse kirja, tähendab see, kas see mark sinna peale löödud, et seda ei huvita enam keegi. Ja kuidas see e-mailile ikka seda kirja paned, sa ei saa ju seda šrifti sinna alla kirjutada mingisuguse nurga all. Et ütleme niimoodi, et kui see pulmateema hästi lühidalt kokku võtta, siis minu arvates on see, et kui te ei olegi, mis ta minu arvates on, eks ole, see on nii-öelda üldteada tõde, et kui varem tähendas ikkagi talupoja ühiskonnas tegelikult elukaaslase otsimist nagu pikaks eluajaks, täna Eesti Rahva Muuseumis näidati ühte väga toredat soome-ugri rahvaste juttude ainetel tehtud muinasjuttu, kus nii-öelda peigmees läheb siis noorikut tutvustama karule ja väga oluline on selle nooriku valimise puhul ka see, et noorik elaks kaua, et sa maksad tema eest nii palju kuudiluna, et ta sul kohe kähku ära sureb, eks ole, siis sa pead ju tegema järjekordse investeeringu ja sul ei ole raha kuskilt võtta. No need on jälle natuke ülevõlli muidugi mul kirjeldatud, eks ole, aga see tähendas ikkagi elukaaslase valikut terveks eluks. Ja selles mõttes oli see ka suguvõsade omavaheline liit ja ütleme, et see näiteks meie rahvalauludes, kus siis peigmees palub või noormees palub, et tema vanemad sugulased ja kõik otsiksid talle hea naise, kes ei ole väga viiakas ja tulemark ja mis kõik veel sinna juurde kokku. Et need abielud sõlmiti ühesõnaga väga nii oluliselt ka teistel alustel, sellepärast, et nagu ma siin korduvalt olen öelnud, et pere koosnes kõikides osapooltes, teda lihtsalt ei
tulnud teisiti toime. Muutused hakkasid toimuma siis, kui naine selles mõttes iseseisvus olulisel määral, et ta suutis endale nii-öelda ise leiba teenida. No siin on mõned rahva pärimusest pärit tekstid, kes võib-olla raamatu saavad ja loevad, eks ole, et väga oluline on olnud siis erinevatel rahvakalendri tähtpäevadel see ennustamine, kas paaris või paaritu, eks ole, kas ma saan mehele või ei saa mehele saada ja nojah, eks ole, kus see rikka tuttavaks saadi, kus mujal kui laudis ja laudil ja laka peal. Ja pulmade pidamise aeg, eks ole, on muutunud, et tsiteerin siin Lutsu, et sisuliselt on ju pulm peetud suuresti jõulude ajal, kus saak oli sarves, tööd olid tehtud, toit oli nii palju, et teinekord tarvitati suurem kogus toitu ära ja kevadeks ei tulnud isegi välja, selle kohta võib lugeda Rootsi-aegsetest sellistest dokumentidest ja protokollidest. Suvel pulmade pidamine oli juba nii-öelda seotud sellega, kuidas talumajapidamine edenes ja oli võimalik nii-öelda juba rohkem ressurssi kulutada. Mul on oma vanaema märkmed on 1912 vist, kuidas ta kirjutab meie külapulmad, mis peeti ühtepidi peeti traditsioonilist viisi, aga kus juba hakkasid puhuma ka uued tuuled. Ja mälu järgi ma tsiteerin, oli niimoodi, et pandi pahaks seda, et noorik on laisk. Miks noorik laisk oli? Noorik oli siis ostnud selle kanga, mis oli vajalik kinkida äiale ja ma mäletan vist 2 venda oli jah, 2 vennal ülikonnaks, ühesõnaga ülikonna riie, et seda kangast ei olnud ise kudunud, et ta ostnud selle poest. Laisk. Ja kirjeldatakse selles pulmas veel seda, kuidas siis nii-öelda alt mõisa juurest tuuakse pulma midagi erilist, ma ei tea, see noorik oli vist kuidagi seal ametis või tööl, et tuuakse pulma midagi väga erilist, 2 erilist asja olid selles pulmas, mis olid uued asjad. Pruudile kingiti lilli ja mõisast toodi tort. Või ühesõnaga, kas ta just tänapäevases mõttes tort oli, aga ühesõnaga selline sootuks eriline saksikook ja ühesõnaga, et siis see lillevorm, mis oli saadetud, et see äratas siis tohutut imestust. Et see kultuurivahetus ka perekommete puhul tegelikult ju ka mõisaga olnud, mõisakultuuriga on tegelikult olnud arvestatav, aga me oleme seda vähe uurinud ja ei ole sellele ehk nii palju tähelepanu pööranud. Mõned pulmapildid ka minu enda suguvõsast, eks ole, siin on üks, ma tean seda, et see on mu vanaema pulmapilt ja siin oli hirmus külm oli, et ühesõnaga need, kes välja tulid, need võtsid palju viina, väga paljud ei tulnudki välja. Et me võime nende pulmapiltidelt vaadata seda, eks ole, kuidas see truppide riietus muutub, kuivõrd tähtis on näiteks selline kotitaim nagu mirt. Minu vanaema mulle mirdi istutas, muuseas, kui mina sündisin. Aga see mirt kahjuks lahkus koos vanaemaga. Ja eks ole, ja praegu näiteks ühesõnaga siin, kui ma siin pulmavanemaid ja mitte ainult mina, vaid ka minu üliõpilased küsitlevad, et näiteks selliseid traditsioone ei teata, mida tähendab näiteks puudipärja maha mängimine, kuidas sellisel puhul nagu toimida ja on ka päris kriitilisi hinnanguid, et näiteks üks pulmavana siin ütleb, et sellised asjad nagu kombed on saanud Eesti pulmades teisejärguliseks, et ma päris niimoodi ütleks, aga ütleme niimoodi, et ta tahab väljendada seda, et kombed on nii palju muutunud, et need kombed võib-olla, mis tema noores eas olid olulised, et need ei ole nagu väga tähtsad enam, eks ole, et siin arutleme selle üle, kas neid lukke on mõistlik kinnitada ja kuhu ja kuidas, eks ole, Keila-Joa lahendas selle suurepäraselt. Ühesõnaga, siis on Euroopa eeskujul on tekkinud uus traditsioon, need poiste ja tüdrukute õhtud, kus siis samamoodi ühel või teisel viisil pannakse noori inimesi proovile ja pulmad on eriti tundub, et hästi niisugused rahvusvahelised, et sul on võimalus teha tõesti väga eristiilis, et Eesti Rahva Muuseumis on võimalik näiteks teha talupoja stiilis pulmi, kui sa kuskil ei taha neid pidada. Ja hästi lühidalt matustest ka, et ma jätan siin siis natukene vahele kõike seda, ütleme niimoodi, et kui me räägime meie fotokultuurist ja peretraditsioonidest, mis meil võtta on vanast ajast, eks ole, on pulma ja matuse pildid, kus saab näidata suguvõsa. Siin on siis minu vana-vanaema ja see oli siis tema üks nendest lastest, kellest ongi ainukene pilt surnuaial, ta ei elanud vanemaks lihtsalt. Ja kui me vaatame seda, mis nüüd selles matuste puhul on muutunud, siis saame tõesti öelda niimoodi, et palju me näiteks üldse linnaruumis matuserongi näeme tänapäeval. Meie lapsepõlves veel nägime, eks ole. Matuserongi enam väga ei näe.
kuigi surma tegelikult väga palju on, eks ole, ta troneerib igasugustel lehtedel ja kus mujal. Ja ühesõnaga, see on selline teema, millest ma saaks muidugi rääkida nii-öelda oluliselt rohkem, sest raamatus on ka surmast hästi palju räägitud, aga ja küll jätame need ristipuud siis ka praegu korraks vahele, et samamoodi nagu pulmade ja matuste puhul ja üldse väga paljude tähtpäevade puhul, sealhulgas ka laste sünnipäevade puhul me saame rääkida sellest, et peretähtpäevad on tegelikult tooted. Ma ise mäletan, kui hädas ma olin nende väljamõtlemisega, eks ole, et kus jälle seda lapse sünnipäeva pidada, et vaata, et selline kodune sünnipäev koos kartulisalati, vineri ja kõige muuga on juba selline eksootika, vaata, mis tuleb panna vaimse kultuuripärandi nimistusse, et see kipub hääbuma meil. Ja täpselt samamoodi on matusekeskus või ütleme, siis me kasutame sõna matusekeskusse, sellepärast, et mõned firmad seda kasutavad, et õnneks ei ole veel sellist, meil on firma nimed üldse väga originaalsed, et ma siin iroonitsen, et õnneks ei ole sellist keegi veel tulnud selle peale, et teha endale firma matuse paradiis, sest meil on vaidlus ja igasugused muud paradiisid täitsa olemas. Ja paratamatult on see, et olles ise ka puutunud kokku matuste korraldamisega, ütleme lähiaastatel, ega seda kodusel teel ongi väga keeruline korraldada tänapäeval, et me ei saa seda võtta etteheitena, vaid me lihtsalt tõdeme, et kodused matused on läinud suurelt jaolt ikkagi professionaalsete matusekorraldajate kätte, sest suguvõsa inimesed või lähedased elavad eri kohtades ja see ei ole enam väga lihtne. Ja noorte jaoks kahtlemata surma on kolinud virtuaalilma, näiteks minu üks doktorantidest praegu sellega tegeleb, noorte surmakultuuri uurimisega, me oleme siin õpilaste hulgas teinud ka küsitlusi, et on mälestuskeskkonnad, on Facebookis, on hästi palju, siis on näiteks uus trend, millega ta tegeleb ja kes on nüüd tervishoiumuuseumis on see surmanäitus, mida me koos Jaanikaga seal aitasime ka ühel või teisel viisil teha. Et näiteks on väga populaarne trend, mis on jõudnud Eestisse, on ka mälestustätoveeringud. Et sa näiteks kannad oma lahkunud kas elukaaslase, ema, isa, venna, õe pildilased nahale tätoveerida või nime või surmakuupäevad. Eestlased ka juba? Eestis ka juba ja mitte vähe. Tätoveerimis need, ühesõnaga need sellised, kuidas ma ütlen siis, sõnade puudus tuleb kätte, ma ei saa öelda teeninduspunkt päevas alast, eks ole. Et ühesõnaga need sellised kohad, kus siis nagu professionaalsed tätoveerijad tegutsevad, et seal on, seda praktiseeritakse, et Jaanikal peaks olema kuskil üleval ka see nahale tätoveeritud lein, et kas siis portreed või nimed või mis kõik veel, kes keegi nagu tahab, eks ole. Nii et ka noorte trendid on väga niisugused teistsugused ja need hirmutavad meid ühesõnaga võib-olla teist generatsiooni sellepärast, et need on nii uudsed ja tsiteerides ühte Eesti reporterit, kes telereporterit, kui me tegime, see oli vist Pealtnägija saade paar aastat tagasi, just kui jätta kohe järgi, mul hakkab kaamera õlal värisema. Ja see oli seotud ei millegi muuga kui tuhastusmatusega. Et ühesõnaga tuhastusmatus, kui ma nüüd hüppan edasi, siis mul on seesama vana graafik, eks ole, mis näitab seda, et tuhastusmatus Eestisse jõudis 1993 ja siis Tallinnasse ja Tartusse, siis Tartu on, eks ole, punakas või roosa või kuidas te näete, 97 ja põhimõtteliselt ütleme, et see graafik jätkub tänapäeval ka siia, ma lihtsalt olen hästi laisk olnud. Oleks võinud ära vahetada juba natuke uuema vastu, aga 2010 ta lõpeb, aga ühesõnaga tendents põhimõtteliselt on sama. Et järjest rohkem kremeeritakse, kremeerimisvõimalused on suurenenud ja see omakorda tähendab seda, et mis on Eestis nagu reguleerimata, mis mujal Euroopas on, et põhimõtteliselt on niimoodi, et ühesõnaga kui sa matad nagu tuhaurni kalmistule, see peab dokumenteerima, aga sisuliselt saad sa tuhaurni kätte ja mida inimene selle tuhaga teeb, nüüd olevad need kohad, kus operaatori käsi hakkab kohe värisema. Et mida sa selle tuhaurniga teed, et see on sinu enda nagu otsustada ja sageli juhtub sedasi, et kuna meil on need kärgpered, näiteks ühel mehel on olnud mitu elukaaslat või abikaaslat või vastupidi, ja siis on sedasi, et tuhk jagatakse omaste vahel ära. Et mingisugune osa tahab tuhka matta ühtemoodi, teine osa tahab matta teistmoodi, mis siin jumal tänatud ja seda istumatuse puhul ei praktiseerida. Surmauurijate sellised lõbusad nägijad. Meil on veel sõnaga populaarne on merematus,
ühesõnaga põhimõtteliselt on juba, nüüd Kaisamoor läks teie inimese lipu alla, Kaisamoor ka muuseas pakkus seda teenust, et on kohe niimoodi saad oma merekaardi ja kõik ja siis siin Tallinn-Stockholmi vahel sõitvad laevad pakuvad seda teenust, ühesõnaga saad merekaardi ja saad kõik kaasa. Samamoodi puistatakse vette igale poole mujale ka, et see ülemine kalmistu või see on Paldiski muuseas, seal on nii klibune, et käevad ongi selline klibune, kui värskelt tehakse, pinnas on lihtsalt selline. Et näiteks tuhastusmatus, eks ole, samamoodi on see, et on tekkinud siis ka Tartusse, Tallinnasse kolumbaariumid, kus hoitakse nende inimeste tuhka, kellel üldse järgi ei tulda kinite. Tuhk jääb siis jääb nii-öelda omanikuta. Üks kurioosne juhus oli, see on see, et tuhauina hoitakse kodus ja soovitakse lähedaste tuhad omavahel segada ja niimoodi maha matta või kuskile poetada. Üks kurioosne juhus oli Tartus, kus üks vanaproua oma mehe tuhaurni pani kenasti riidesse, käis temaga koolis ja võttis voodisse ka enda kõrvale ja ütles niimoodi, et vanamees õiendab mulle palju vähem vastu nüüd. Et ütleme hea küll, et need on juba sellised inimese vaimuilmaga seonduvad asjad ja nende üle me ei peaks muigama sellepärast, et me ei tea ise, kuidas me küpsemas eas käitume ja mida me teeme teine korral. Et aga ka siin on toimunud väga mitmed muudatused ja miks Nõukogude Liidust kremeerimine ei olnud lubatud, et see on natuke seotud teise maailmasõja sündmustega, juutide kohtlemise ja kõige muuga, aga tegelikult ju 20. või 19. sajandi alguses Euroopas suurlinnades ta oli juba tavaline praktika, sellepärast et kalmistute jaoks ei jätku maad. Ja niimoodi on, ühesõnaga rääkida ma õieti jõudnud mitte millestki, alustasin pikalt ja kaugelt, aga mis ma tahan teile öelda on see, et kombed muutuvad koos inimeste ja ajaga, midagi tuleb nendest filtritest läbi, tuleb läbi nendest kultuuri muudatustest, see on uurijale huvitav, et mis tuleb läbi, miks me peame ja väärtustame neid kombeid ja kuidas me neist aru saame ja mida need kombed meile tähendavad, miks mõned kombed on kellegi jaoks toredad, eks ole, miks inimesed näiteks osad tahavad perekalmistuid rajada, osad ei taha, mis nendest üldse edasi saab, kuidas me käitume surma ja leina korral, mida me teeme meie virtuaalse pärandiga, mis meist maha jääb, kes seda peab haldama. Ja kuidas rääkida lastele surmast, ma käisin sellel kevadel, aitasin ma doktorandil natukene Tallinnas ka doktoritööd teha, sellepärast, et tema kasvatab Tartus väikest last, doktoranti tuleb aidata. Ja tegelikult lapsed ütlevad, et need on hea, kui räägitakse natukene surmast ka lastepäraselt, et me ei peaks võib-olla seda kartma, et surm ei peaks kindlasti olema uudises selle Õhtulehe esikaaned, et keegi kusagil on jälle õnnetult hukka saanud, et see kindlasti ei aita meil surmaga ja elu ajalikkusega leppida, aga mulle väga meeldib see luuletus, mis on Kalju Kanguri kirjutatud ja kui ma selle ette loen, siis ma vist arvan, et ma aga panen oma suu mõneks ajaks kinni. Et kui sellelt talvepäeval teate saad, et lahkusin ja mind on kautud hauda, sa ära lase leinal võtta maad, sest lein sööb hinge nagu roosterauda. Sa astu vaid, kui lubab külmakraadme kohvikusse. Istu nurgalauda ja päeva auks, mil mind on kantud hauda, sa telli mõnus jook ja tubli praad. Veel meenutades mõndmu veidrat kihku ja lõbusta end, muika vaikselt pihku ja kuulata, kui stuulab tumetorm. Mind mäleta, kuid hetke naudi ise ja tea, et surm on ainult olemise üks teine, veidi harjumatu vorm. Ja ühesõnaga, et ma tahan lõpetada, et see ongi eluring. Puu on sama, aga lapsed on teised. Kui ma pean ikka seda pilti ka näitama, sellepärast, et see on nüüd see 101 Eesti pühapaika raamatust inspireeritud ühe Soome Ugri kunstniku maal, mis on saanud inspiratsiooni omakorda siis Varmsi saare lõngasristidest. Ja siin antakse väga ilusti edasi seda meie eluringi. Et see, mis meist näha on ainult õlad, kõik ülejäänud on seal allpool.